mis on see alus, et miks mina sellest räägin, on see, et igapäevaselt ma töötan Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõppekoolis, juhin seda kooli nüüd juba 7. õppeaastat ja olin ka paar aastat tagasi siinsamas, ma arvan, et üsna paljude teie eesektor, et varem olen kohtunud, et kes nüüd vaatasid, et tuleb mingi teise nimega naine, et loopsid kedagi teist näha, siis paraku muutus ainult nimi, et mina jäin ikka samaks. Aga kes ma siis olen? Et kõigepealt 22 aastat tagasi ma tegin selle otsuse, et läksin eripedagoogikat õppima. Ja see oli nagu või minu lähikondlastele üsna suur üllatus, et mul ei olnud varasemas elus ühtegi kokkupuudet erivajadustega inimestele. Et lihtsalt lugesin õppekava, Tartu Ülikooli oma, ja tundus, et see on täpselt see, millest ma olen unistanud. Pärast seda, kui minust sai eripedagoog, sai minust lapsevanem, et see on see teine pilt siin. Et need 2 jõmmi on praegu siis üks 9 ja teine 13. Ja kui siin eelmised ettekandjad rääkisid oma seostest siis selle kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kooliga, siis minul siiani elus sellist isiklikku seost ei ole olnud, aga ma loodan, et sügisest on. Et kui nüüd see kool, kus me siin praegu oleme vastu võtab, et siis need jõmmid tulevad siia. Loodan, et läheb hästi. Me kolime ilmalt, jah. Ja peale seda, kui minust sai lapsevanem, siis viimasena on saanud selles rubriigis siis minust erikooli direktor. Nii et need on need 3 poolt, mille läbi tegelikult kaasamisele või üldse haridussüsteemile lähen. Et see kõige alus on tegelikult spetsialisti tase, selles mõttes, et ei ole lihtsalt koolijuhi tase, vaid ma nagu päriselt ka tean, kes need lapsed on. Ja lisaks isiklik oma pere kogemus. Et ma arvan, et ühele õpetajale annab olulise lisaväärtuse see, kui ta on oma lapsed. Et nii kaua, kui ta on väga entusiastlik noor õpetaja, mis on väga hea, eks ju, aga mingi lisandväärtus nendele töötajatele tuleb juurde, et kui neil tekib see isiklik kogemus, et nad hakkavad kuidagi natuke teise pilguga nägema seda lugu. Et ma ei tea, kas teie olete sama märganud, aga meil on alati väga hea meel, kui keegi lapse saab töötajatest, et see teame, et ta kui paar aastat on kodus, aga see oluliselt parandab kvaliteeti pärast. Nii et väga hästi. Aga siis kaasav haridus tänasel päeval, et seda igaüks mulle tundub mõistab erimoodi. Mis see siis on? Teie vallas ei ole mitte ühtegi erikooli, eks ju, ega ka erilasteaeda. See tähendab, et teil on vähemalt on. Ütleme niimoodi, et eraldi seisvat erikooli või erilasteaeda ei eksisteeri, see tähendab vähemalt formaalselt on teil väga kaasav haridus. Eks, et ei ole keegi kuhugi metsa taha paigutatud. Et üks visioon on jah, siis läheneda nagu ruumiliselt, et kui kõik lapsed saavad õppida ühes koos, et siis see on kaasav haridus. Mina näen natukene laiemat pilti, ütleme siis ühiskondlikul tasandil seda, et kaasav haridus tähendab seda, et kõik lapsed on haridusse kaasatud. Millisel viisil, kus õppeasutuses, millises klassitüübis, et see enam ei ole nii oluline, aga esmatähtis, millest peab lähtuma, on see, et igale lapsele on haridus tagatud. Ja vahel võib tähendada see seda, et ta peab õppima eriklassis või erikoolis. Vastasel juhul ta ei oleks hariduses üldse. Eks ju. Et kui me räägime kaasamisest, siis me ei mõtle seda, et meil on kõik lapsed käivad 30 gruppides ja kõik nad on väga erinevad ja et siis me oleme kõik hästi õnnelikud ja saavutame oma eesmärgid. Et paraku päris elu nii ei käi. Et kuskil, ütleme, visioonis see võiks nii olla. Ja ma arvan, et see on suund, kuhu poole liikuda küll oma mõtetes, et tõesti iga laps saab käia oma kodulähedases koolis ja võimalikult erinevad lapsed saavad õppida ühes grupis, vähemalt osasid asju, aga et siis tulevad igasugused praktilised agad ühel hetkel. Ja need praktilised agad ütleme nii leiavad lahenduse või
tekitavad rohkem küsimusi siis, kui me enda jaoks mõtleme läbi, et mis asi hariduse eesmärk üldse on. Et ma arvan, et see on niisugune väga filosoofiline teema, aga samas me igapäevaste praktikutena ilmselt ei mõtle väga tihti selle peale. Ja ma arvan, et see on asi, mille peale ikkagi aeg-ajalt nagu mõelda, et mis on hariduse eesmärk. Et olgu see siis alates eelkoolialistest lastest, lasteaiast, põhikoolist, gümnaasiumist, et äkki te pakute kohe. Mis teie jaoks on? Miks peavad lapsed koolist käima? Et õpetajatel tööd oleks. Lapsevanemad saaks tööl käia. Lapsevanemad saaks tööl käia ja see on see päevahoiu teema, et tegelikult, aga et nagu haridus, et siis me võiks ju lihtsalt päevahoiu pakkuda, et miks seal veel nagu õpetama midagi peab. Et metsa poole ei areneks. See on heas või halvas. Nemad teevad teaduse otsuse. Ei peavad valikusse saama, et oskaksid valikuid teha ja elus hakkama saada. Just, täitsa õigesse kohta jõudsime, et see on see minu, ma ei tea, kas õigesse kohta, aga te jõudsite sinna, mida mina arvan. Et selleks, et elus hakkama saada, ehk siis tegelikult me valmistame ette, eks seda pikka perspektiivi, seda, et meil on lõpuks sellised toimetulevad ühiskonnaliikmed, et me investeerime tegelikult oma pensionisamastesse. Niimoodi kaudses eesmärgis, kui olla väga pragmaatiline, et kasvaks maksumaksjad, kes käiksid tööl ja kes siis, kui me oleme 70, et siis mingitki saaks äkki nendest maksudest. Et vahest me koolis näeme seda nagu liiga ühe päeva või ühe nädala või ühe aasta keskselt või isegi ütleme ühe haridustasemete keskselt, et kas lasteaedades johtame kergendatud, kui see laps nii vanaks saab, et ta lõpuks meie asutusest peab lahkuma, et siis see on järgmise mure, aga põhimõtteliselt, et see pika perspektiivi eesmärk peaks olema kogu aeg silmes, et mis hariduse eesmärk üldse on ja kuidas me siis seda saaksime tagada. Et kes meil tänasel päeval on tavaline laps ja kes on eriline laps, et see on nüüd aastatega kõvasti muutunud. Eks, et siin on teisi vanu inimesi peale minu veel mõnel saalis, kes on olnud 10 ja 20 aastat tööl ja rohkemgi. Et see pilt on natukene teistsugune. Eks, et kes meil oli 20 aastat tagasi tavaline ja kes siis eristus ja kuidas see täna on. Et paraku need, kes kui meil täna oleksid sellised lapsed klassis, kes olid 20 aastat tagasi tavapäraselt klassis, siis need tunduks päris erilised. Et see ärataks kohe kahtlust, kui te astute õpetajana klassiruumi sisse, kõik on vait, istuvad pingis, tõstavad kätt, asjad on laual. On ju? Mis te mõtleksite? Autistid. Üks versioon ja et sattusite, no kui teil nagu 24 tükki ka, siis nagu vaatavad, väga ootavad, võib-olla isegi juba püsti tõusnud kohe, kui te astute klassi, eks ju, sest et tund on pingi kõrvale. No minul oleks mõtet raudselt mingi käkki kokku keeranud. Vaataks kahtlustavat ringi, et no miskit nüüd peab olema, eks ju, et see ei ole päris normaalne. Et paraku need piirid on teistsugused, laste selline vabadusaste ja mis minu arvates kõige rohkem on muutunud see, et ei ole automaatselt autoriteeti. Eks ju, selles mõttes, et mingi rolliga ei käi kaasas see, et saad võimu. Vahet ei ole, mis ametikohas, et see võim või autoriteetsus tuleb ikkagi läbi isikliku suhte välja teenida. Ja see ei ole halb asi. Et see on minu arvates üks väga positiivne muutus. Et selle saab enda kasuks tööle panna. Tänasel päeval on väga keeruline saada võimu läbi hirmu või jõu. Need on teistsugused väärtused ja teistsugused süsteemid, mis toimivad. Ja kui me nüüd vaatame koolisüsteemi, siis tegelikult koolisüsteem väga palju ei ole muutunud nende aastatega, üldse aastasadadega. See on suhteliselt sarnane, et kas siis see tänane tavaline laps sobitub sellesse haridussüsteemi ja kuivõrd siis see tänane eriline laps sobitub.
see on nüüd väga-väga varieeruv. Minu töö üks osa on see, et ma käin ka mööda Eestit täiesti erinevates õppeasutustes, püüan aidata lahendada selliseid üksikjuhtumeid, kus on väga keeruline erivajadusega laps näiteks sees, või siis ka sihukest, ütleme, lühikoolitust tegemas ja see tähendab, et mul on päris suur ülevaade erinevatest koolidest ja nende võimekusest või toimimisest. Ja tänases Eestis tõesti võib öelda, on see ampluaa väga lai. Et kuidas toimetatakse, on koole, kuhu tavaliselt lapsed sisse ei mahu või ei sobitu kuidagi. Ja on neid, kus kõik tulevad väga hästi toime. Et leitakse need lahendused ja püütakse tegutseda. Nii et see on väga individuaalne ja igat asutust tuleb eraldi vaadata. Aga kaasamise koha pealt ei ole kool nagu selline eraldiseisev asi. Et eelkõige kaasamine algab ju perekonnast, kuhu laps satub, ühiskonnast üldisemalt ja siis koolist. Et kui ta on nii-öelda eraldatud ükskõik millises osas, siis tegelikult see mõjutab ka neid teisi. Ja see eelkõige kõige suurem mõjutaja on loomulikult ju perekond, kus meil laps kasvab ja milliste väärtuste ja millise enesehinnanguga ta sealt tuleb. Me lähtume hariduse eesmärgist sellest, et meil on ühiskonnas toime tulev inimene lõpuks, ühiskonnas toime tulev täiskasvanu. Siis see tähendab, et selleks, et ta kasvaks selliseks täisväärtuslikuks liikmeks, peab ta olema saanud olla selle ühiskonna liige, kool on osa ühiskonnast. Et ta peab olema saanud harjutada, ta peab olema saanud siis neid oskusi õppida ja neid reegleid kuidagi mõistma. Et siis me saame rääkida, nagu ei ole mõtet sellisest ühekülgsest kaasamisest või lihtsalt kokkupanemisest, vaid see peab olema sisuline. Tänane üldine eeldus on see, et kõik lapsed asuvad õppima kodulähedasse kooli või siis kodulähedasse lasteaeda, eks ju, teil siin ei ole võimalust kuhugi mujale saada. Igal juhul tulevad kõik lapsed sellesse kooli, mille lähedal nad elavad reeglina. Natuke vist valitakse ka, eks ju. Teil on 3 kooli ja 4 lasteaed. No lasteaeda vist mitte nii väga, eks ju. Et sinna ikka läheb, ikka valitakse. Veel rohkem. Aga seal tundub küll, et see mugavus võiks nagu olla, no okei, võib-olla see, et kas on töökohale lähemal ja kodule lähemal, võib-olla see nagu, et kuidas tee peal leiab paremini. Aga kooli suhtes jah, et see eeldus on, et igal juhul ühte tavalisse kooli nad siis satuvad kõik, kes siin elavad ja natuke ka väljast poolt. Et ma arvan, et selle vastu keegi ei ole ilmselt. Eks ju, et kõik, eriti need inimesed, kes on ise lapsevanemad, üldiselt on väga seda meelt, et ma tahaks, et minu laps ikkagi läheks lähimasse kooli. Tegelikult tahaks, et läheb parimasse kooli, eks ju. Aga noh, ütleme siis niimoodi, et see lähim ongi parim, kui me nüüd võrdsustame, et Eestis üldiselt üsna nii on, et kõik koolid on väga head. Ja siis oleks selle efektiivne haridusprotsess meil selline, kes mind varem on näinud, siis on seda pilti ka näinud, et see on minu lemmikpilt. Ja mis ta efektiivne on? Kõik lähevad ühes suunas. Vahet ei ole, mis värvi nad on, kui suured nad on, mõned vahepeal pikutavad kraavis nagu näha, eks ju, söövad rohtum, aga nad on ikkagi kõik suunatud nagu ühele poole ja nad lähevad edasi, et see on hariduse eesmärk. Ja nüüd on küsimus, et millal on siis midagi muuta vaja. Et kui meil on see eeldus, et kõik lapsed lähevad, nimetame tavalisse klassi, aga lasteaed ei tunne ennast kuidagi halvasti ega puudutatuna, eks ju, et lähevad õppeasutusse tavalisse rühma.
et mis hetkel siis midagi muud on vaja teha? Miks see korraldus või millal see korraldus enam ei sobi? Mainiks siis juurde, et lihtsalt, et kui meil on olnud lapsi, kes ei ole sobitunud meie valla võimalustesse, siis on peresid, kes on ära hoidnud. Ja aga ma ei tea, kas see pere ärakolimine on päris nagu hea lahendus, et võib-olla on võimalik ikkagi, mul on üks selline lahe kogemus jah, kus mul oli ühe laua taga lapsevanem ja spetsialist ja siis oli kohaliku valla siis haridusspetsialist, kes ühel hetkel ikkagi tegi oma ettepanekut, kas te kolimisele muidu ei ole mõelnud. Ma ei teadnud, kas nutta või naerda selle peale, eks ju. Et ilmselt on koha peal võimalik leida lahendusi, aga vahel... Väga spetsiifiline kästus ikkagi ei ole. No ütleme, kõige spetsiifilis on 10 laps ja siis ei ole tõesti. Jah, aga on selliseid, ütleme niimoodi, et ei pea äkki terve perega ikkagi leiab mingi transpordivõimaluse sinna teise kohta, kus on spetsiaalne keskus olemas ja nii, et neid paindlikke lahendusi on mitmeid, aga on loomulikult, kui saab kas või isikliku näite tuua, et kui meie valisime siis omale uut elukohta, siis meil oli plaanis 3 täiesti erinevas kohas asuvat nagu elamut, kuhu minna. Ma valisin lõpuks kooli järgi. Et üldiselt mind erinevates õppeasutustes teatakse ja kui kuskile kohale saabusin, siis üldiselt väga palju ei peida. ja välistasin lihtsalt need teised variandid, et tundus, et ei tahaks sinna kooli minna. Aga siis Kuusalu pool tundus ikka juba tore. et jah, et vahest on halb, kui tead liiga palju, et siis jääb Eestis neid koole väheseks, kuhu julged oma isiklikud lapsed panna. Nii et jah, aga püüaks mingisuguse sellise reegli mõelda või et millal siis peab midagi muutma. Et mis need, et no lihtsalt ei sobitu, on natuke liiga niisugune laialivalguv, eks, et kas ja põhimõtteliselt nimetasite 2 asja, aga see soov kui ja te nimetasite, et kas tekib õppimisraskus või käitumisprobleemid, et mis on nüüd nagu väga lapsespetsiifilised. Et ütleme niimoodi, et see sõnastab, et lapsel on mingi probleem ja sellepärast ta ei sobitu meie keskkonda. Et ma sõnastaks selle, võib-olla mõte jääb samaks, eks ju, aga ma sõnastaksin natuke teistpidi, et kui selles rühmas, kus laps käib, õppetööd enam ei toimu. Et vahet ei ole siis, kelle õppimine ei toimu. Et kas see on siis terve grupi õppimine, see on ühe lapse õppimine, aga kui õppetööd ei toimu, siis midagi peab muutma. Ja teistpidi on see, et kui selles grupis õppimine või selles koosluses olemine on ohtlik kas ühele lapsele või kõikidele lastele. Ja siin nüüd tegelikult ma ei ütleks, võib-olla see on ohtlik õpetaja pärast, võib-olla on õpetaja ohtlik hoopis õppimine, mitte laps. Aga muutust on vaja. Õppimist ka ei toimu võib-olla hoopis õppeprotsessi juhtimise pärast või mingi ruumilahenduse või millegi pärast. Et see veel ei tähenda, et üks laps tuleb eraldada kuhugi, vaid see tähendab, et me peame sellele kooslusele otsa vaatama ja mõtlema, et mida muuta. Võib-olla meil on vaja paigutada ringi midagi, võib-olla meil on vaja abiõpetajad näiteks, võib-olla tugiisikut vaja. Et see veel ei tähenda, et me kellegi peame jälle kuhugi metsa taga kooli saatma, kuhugi mujal, eks ju, mitte siia. Aga et mõelda, see on nüüd see haridusökonoomika küsimus samamoodi, et millesse on vaja sekkuda või mida on vaja muuta. Et mis asi see on, mis tegelikult ei tööta praegu. Aga need märksõnad, mis ütlevad meile, et midagi on vaja muuta, on 2 asja. Rohkem mitte midagi. See, et kellelegi ei meeldi või miski on nagu riivab silma või kuidagi minu mõttemaailma ei sobi, et see ei ole argument. Aga kooli eesmärk on hariduse andmine. Esimene ülesanne on hariduse andmine ja kui meil haridust ei õnnestu anda, siis on midagi valesti. Ehk siis see
on seesama õppetöö küsimus. Kui õppetööd ei toimu, siis tuleb midagi muuta. Ja teistpidi lihtsalt, kui see ongi ohtlik, ükskõik kas füüsilisele või vaimsele tervisele, siis seal tuleb ka midagi muuta. Aga nüüd tuleb siis edasi välja mõelda, et miks ei tööta ja mida me saame teha selle muutmiseks. Samamoodi, ilmselt sellises klassi või rühma kollektiivis ei saa öelda, et ei ole midagi, mida me muuta ei saa, eks see on see äratundmise koht, et me saame muuta asju, mida meil on, nagu saame muuta ja toime peame tulema nende asjadega, mida meil ei ole võimalik muuta. Et võtud seal klassiruumis tegelikult on üsna palju, mida teha. Aga mida ma tahan öelda või mida ma olen näinud üsna tihti on see, et võetakse liiga suured muutused ette. Või et see sekkumine tegelikult ei ole proportsionaalne. Üks hästi lihtne näide on need autistlike joontega autistlikud lapsed, kes ei kannata mürada suurt seltskonda. Et nad tegelikult neile väga meeldib selline rigiidsus ja väga kindel struktuur, siis tundides neil reeglina probleeme ei ole. Et kui on õppetund, eks ju, tegelikult seal on kõik nagu hästi. Ta väga kenasti teeb kõik, mis õpetaja ütleb, seal on kindel reeglid, kui on distsipliin muidugi, selles on küsimus, et kui klassis on vaikus ja ülejäänud klass teeb, mis õpetaja ütleb, siis need tulevad väga hästi toime. Probleemid tekivad vahetunnis. Kas on alust see laps panna väikeklassi õppima? Eks ju? Et miks ta peaks minema väikeklassi? Tal ei ole tunnis ühtegi probleemi. Tal on tunnis probleemid siis, kui see vahetunni lugu tuleb tundi kaasa. Kui tal on vahetunnis olnud mingi äge konflikt, ta on endast välja aetud, siis loomulikult ta järgmisesse tundi ei suuda minna normaalselt. Et tal on juba selline, ütleme, kehv seisund peal, tal on vaja rahunemiseks aega. Aga otseselt esmajoones tal ei ole tegelikult seda muutust vaja. Me peame mõtlema, kuidas tagada tema vahetundid selliselt. No rääkimata sellest, et ta lõpuks peaks erikooli minema, eks ju. Et see on nüüd üks haridusökonoomika küsimus ka, et vahel need lapsed olen mina näinud, et kellel tegelikult üldse õppetöös nagu ei tohiks olla mingisugust suurt jama. Ta võiks täiesti vabalt tulla suures klassis, tavalises kollektiivis toime, millegi pärast me näeme teda järsku üks ühele, täiesti eraldatult. Sellepärast, et koolikeskkonnas me lihtsalt ei ole suutnud leida seda varianti, et kuidas tagada see vahetundide ära või mingisugused muud asjad. Et võib-olla ta eraldi peaks olema ainult kas muusikaõpetuses või kehalises, kus on selline kaootiline olukord, mis ei ole tema. Aga põhiained, tavaline korralik struktuur, tugev õpetaja, siis tegelikult seal probleemi ei ole. Et see on see, ütleme, niisugune kurb koht. Et leida siis neid niisuguseid proportsionaalseid lahendusi ja toetada. Sest eesmärk on ikkagi see, et ühiskonnas lapsed toime tuleksid, eks ju, või täiskasvanuna. Ja seda ei ole võimalik saavutada üks ühele õppega. Et mingites kohtades see võib olla vajalik. Ja igati põhjendatud, aga kui meil on üks laps, kes on 1. klassist 9. eluaeg olnud üks ühel õppel, siis mis ta edasi teeb? Siis ta jääbki, nagu järgmist võimalust ei tule üks ühele, et see reaalsuses puudub selline kontakt, et tuleb ikkagi harjutada, ütleme nii, et mingid väga marginaalsed erandjuhtumid alati on olemas, eks siis me saame rääkida erihoolekande teenusest ja igasugustest sükestest väga erilistest olukordadest, aga selline valdav osa ikkagi ei peaks lõppema sellise üksiku öökulliga pimedas, eks ju, keda julgeb ainult kaugelt vaadata. Nii et tihtipeale, mis koolides käies juhtub, ongi see, et keskendutakse väga asjadele, mida ei ole võimalik teha, kuidagi jäädakse kinni sinna ja siis ei nähta enam nagu seda, et tegelikult võib ükskõik kus küljest minna, eks ei pea sealt uksest minema välja, mis kinni on parasjagu, kui rohkem seinu ei olegi. Nii et see nüüd ei ole kuidagi etteheide, vaid mina ütleks, et see on kogemuse puudus. Et kui meil täna sinna tavalisse kooli ja tavalise õpetaja juurde tulebki väga erinevaid lapsi,
erinevaid lapsi on alati olnud, eks ju, et see ei ole mingisugune väga uus teema. Aga kui tuleb selliseid väga erilisi lapsi, keda varem ei ole nähtud, siis kust peaks see kogemus tulema? Kuidas õpetaja teab, mis ma temaga peale hakkan või ka koolikeskkonnas? Et siis ikkagi hädasti ongi vaja seda nõustamise süsteemi, et on Eestis olemas keegi, kes oskab ideid välja pakkuda. Kõik lapsed on erinevad, olenemata sellest, et neil võib olla täpselt sama diagnoos, eks ei tööta üks ja sama asi. Võib-olla ühele sobib üks, teisele teine ja siis peabki otsima neid lahendusi lihtsalt, et mis nüüd võiks kõne alla tulla. Üks on kindel igatahes, et kui meil on selline paindumatu laps, kes alati ei pruugi olla erivajadusega, aga ütleme, et kui on väga paindumatu täiskasvanu tema vastas, siis paraku see erivajadus hakkab väga selgelt nagu väljendama selle peale. Nii et paraku üks nüüd siin peaks natukene painduvam olema. Kehva lugu on see, kui me näeme koolis olukorda, kus painduma peab laps. Et see on see minu klassikaline küsimus, et kuidas erinevad omavahel see täiskasvanud, kogenud, väljaõppinud pedagoog ja psüühikahäirega laps. On mõni vahe? Midagi võiks olla, eks ju? Et kui me konflikti olukorras näeme, et need kaks poolt käituvad täpselt ühtemoodi, eks ju, mõlemad on väga paindumatud ja rigiidsed, et siis natuke on imelik, eks ju. Aga kahtlemata, et sellises kriisiolukorras võibki täiskasvanu ka kokku joosta. Et see ongi nüüd see enda toimetuleku mehhanismidega õppimine ja täiustamine, et mis ma siis teen, kui mina jooksen kokku täiskasvanuna. Et mina ka oskan seda, et ma astun sammu tagasi ja mõtlen natukene ja astun ka peegli ette ja küsin endalt, et kas on erinevusi praegu, et kas ma praegu käitun kuidagi täiskasvanulikumalt ja lõpuks, et kes selle olukorrast vastutab. Et kas selle peaks laps lahendama, kas mina peaksin istuma klassis oma laua taga ja ootama, kuni laps tuleb lahendab selle olukorra ära, erivajadusega laps, mitte tavaline laps. Või praegu ikkagi see on minu ülesanne. Mina, kes ma olen kogenud, elu kogenud, eks ju, juba päris mitu aastat ilmas elanud rohkem kindlasti kui see laps, kes minu vastas on. Ma olen õppinud. Isegi kui mul ei ole päris täpset kvalifikatsiooni, siis igal juhul olen õppinud midagi, eks ju. Ja kuidagi peaksin ma nüüd täiskasvanuna oskama. Et see on see, ütleme, rollikäitumine, millest ikka ja jälle tuleb rääkida. Et siin kahtlemata õpetaja on lihtsalt inimene, eks ju. Aga mida see tähendab meie jaoks? Et igasugused emotsioonid on loomulikult. Et igasugune reaktsioon võib nii-öelda meie sees käia ja me võime tunda erinevaid tundeid, aga kuidas me seda väljendame oma rolli käitumisel. Et õpetaja ikkagi on oma ala spetsialist ja see väärikas rolli käitumine ei ole kuidagi vaidlustatav. Et isegi kui on väga kehva olukord ja teine pool ikkagi teeb kõik sellest, et me endast välja läheksime. Kahtlemata on ju, lapsed võivad olla väga provotseerivad ja lapsevanemad võivad olla väga provotseerivad. Aga et kuidas mina säilitan selle oma rahu ja oma väärikuse? Et võib juhtuda, et ühel hetkel ikkagi mõni täiskasvanu ka läheb endast välja, aga siis on küsimus, et kuidas ma pärast seda siis lahendan. Kas ma pärast ütlen, et seda ei ole juhtunud? Või siis ütlen, et teine on süüdi või veel mingisuguseid variante, eks ju. Et kõik võivad eksida ja ka täiskasvanud kogenud inimene võib käituda aeg-ajalt valesti. Aga siis tuleb nii-öelda mudeldada ette, et mis ma siis teen, kui ma olen valesti käitunud.